kõrgemad kui reaalsus, siis pettumus on garanteeritud. Ja see ei ole teise vastutus, vaid see on minu genereeritud pettumus. Ehk et ma ise olen loonud endale olukorra, kus ma saan pettuda. Ja mis selle pettumusega kaasas käib, on väga sageli ohvri roll. Ja see ohvri roll pannakse siis teise vastutada. Vaata sa, korraldasid mulle selle olukorra. Tee midagi, et ma tunneks paremini ennast. Täiesti jabur. Ma ise genereerin selle, ma ise ehitan üles ootused. Ja siis ma olen veel pettunud ka, mehed teevad sama naistega seksi kontekstis. Noh, kui me tahame tasakaalustada praegust olukorda, sama asi, et ma võin vihjata, et kuule täna mul on siuke mõnus, et teeks midagi toredat. Mees tuleb koju, mõtleb, täna läheb siukseks, lapsed on ära, maja on tühi, ohohohoho. Ja siis naine ütleb, et mõtlesin, et vaatan mingit romantilist filmi, ma tahaks nii su kaisus olla ja mees juba ootab, et kaisus oleme, see tähendab seda ja naine, et ma tahan tegelikult, et ainult hoiaks mind, ainult natukene musutaksid ja kallistaksid. Ja võt see on see koht ja siis see pettumus tuleb nii suur. Ma sain aru, et sa lubad juba täna lõpuni minuga minna siin ja teha ma ei tea mis. Ta ei ole lubanud seda. Vaid me loeme välja ise oma ootused ja genereerime selle asemel küsida. Kas täna on see õhtu, kus või siis vastupidi. Et ma saan aru, täna on see, kus me tegelikult oleme üllatumises ja ole valmis kõigeks ja loo ise endale seda keskkonda, aga vastutada ka oma pettumuse eest, siis mitte panustada teistele.